nii, bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullah siis kõigile järelevaatajatele ka. Vend Taavi on siin ka, temaga juba siin natuke juttu ajasime, aga siis nüüd ka lindistab ja plaan on siis teha selline kordamistund. Et kuna meil on mitu kuud olnud nüüd vahet viimasest tunnist, siis kindlasti paljud asjad on meelest läinud, et teeme niimoodi rahulikult, et kõigil, kes siis kursusega tahavad jätkata, et saavad rahulikult siis korrata, ilma et nad peaksid kõiki neid eelnevaid tunde läbi käima. et teeme sellise kokkuvõtliku kordava tunni ja ma võtan siis kohe selle ekraani endale ette ja saame siis alustada. nii, ja täitsa niimoodi võtame siit algusest peale tähtedest, et ei ole siin midagi häbeneda, et kui pikk vahe on, et siis võib-olla midagi on ka siit täitsa algusest meelest läinud. ja nii hakkame siit otsast pihta, paremalt vasakule me läheme. vaatan, kas ma saan kuidagi siukse parema kursori, oleks natuke paremini näha, nii. Alif, bä, tä, thä, jiim, hä, ha, dal, ذال, را, ذا, سين, شين, صاد, ضاد, طا, ظا, عين, غين, ثا, قاف, كاف, لام, ميم, نون, واو, ها, همزة, يا, ja jälle jää. Et jah, siin on nagu selles raamatus, nagu ma seda ka varem mainisin, et on sellise kirjapildiga tihtipeale nagu Koraanis ja näiteks tihtipeale ka Koraanis ei ole jääl täppe, kuigi tavalises standard araabia keeles on alati jää all täpid. aga see on selline eripära. nii, siis meil tulid järgmisest tunnist kus olid tähed koos kokku kirjutatud. ma siit võtan ka mõned, ma siit kõiki ei hakka lugema. mõned sellised, kus lääm ja alif näiteks oli kokku kirjutatud siin, lääm punaselt, alif mustalt, et siin on ka erinevaid variante, kirjapilte, kuidas seda võib kohata, eriti Koraanis just. jällegi siis lääm, alif ja lääm, alif, lää, sõna lää oli siis ei araabia keeles. siin on hästi lihtne bä, alif. võtame siit näiteks, siin on 3 tähte, bä, lääm, bä. nii, siis on meil siin, võtame siit ka 3 tähte, bä, kääf, tä. et tuletame neid niimoodi natukene meelde siin. võtame siit altpoolt, võtame siit need 2 jää ja alif. ja siis on meil thä ja alif. et alifi tunneme ka sellepärast ära, et sinna lõppu kunagi ei lähe midagi juurde, ta ongi selline kriips, et ta ette võtab endale siis tähti. võtame siit mõne näite veel. võtame selle siit, nuun siin, mitte segi ajada siis dhääliga. Dhäälil oli see, et seal oleks vahe selle siini ja dhääli vahel, aga nuun siis ühendab enda järgi. et see on see erinevus, dhääl enda järgi siis tähti ei ühenda. võtame siis selle thä, jiim, thä, jiim. ja siit altpoolt võtame näiteks nuun, miim ja miimil on ka erinevaid selliseid kirjapilte Koraanis võib kohata. näiteks siin on ka miim on jää, miim. siit altpoolt siis meil on siis see must on siis igal pool siin see jää, mis Koraanis tihtipeale läheb jah ilma täppideta, kui ta lõpus on just näiteks bä, jää või jää, et siin jää, esimene jää on 2 täppi all, teisel jääl täppi ei ole.
et need kõik asjad ja kui me inshallah jõuame kunagi Koraani juurde, et siis on juba, asjad lähevad selgemaks, et hakkab rohkem harjuma sellega. Võtame siit viimasest reast paar tükki. Tä, nuun, lääm ja siit lõpust näiteks nuun, bä, nuun. nii, läheme siit edasi, võtame siit ka, sellelt läheb ka mõned. võtame midagi, mida meil ei ole olnud, näiteks siin ha tuleb juurde, täht ha, bä, ha, džiim, hä ja ha, kõike me neid siis kirjutame samamoodi. ainult see täppide vahe oli, hal oli täpp peal, hääl täppi ei ole üldse ja džiimil oli siis täpp seal all. nii, see on meil siin ka tä, see oli siis see ühendatud araabia keeles tä marbuta ja see tuleb siis vahepeal sõnade lõpus, sõna keskel ta selliselt kunagi ei tule. et samuti siis siin on meil hä, hä, siin on meil bä, bä. ja vahepeal jällegi Koraanis on see eripära, et mõned tähed kirjutatakse teistmoodi, ka siis see hää võib vahepeal niimoodi olla, nagu läheb see ring läheb laiali, et tä, hää. aga kui need asjad tulevad jällegi siis Koraanis niimoodi on juba ka hakkab ka selliseid sõnu ära tundma, et see kõik läheb siis hiljem juba lihtsamaks, inshallah. ja hää, siis kui ta on sõna alguses, kirjutatakse niimoodi, sõna keskel jää, hää, bä. hää on kirjapildis üks keerulisemaid tähti võib-olla, mis muudab kõige rohkem ka kuju. nii, läheme siit allapoole, et ma siin ei hakkaks kõiki ette lugema. ra on siis ka natukene võib-olla sellise erineva kujuga. Zä, selline võib-olla jää, ra näiteks siin. ja siin on tä, zä. Lähme siis siit natukene veel allapoole. tuleb sisse meil ain näiteks. Ain ja rain kirjutame ka samamoodi. jällegi see täppi erinevus, ainil ei ole täppi, rainil on täpp peal. Ain, zä ja rain, ra. siis on meil siin saad, ain, saad, ain ja siis siin on meil daad, rain, daad, rain. daad oli siis see täht, kus me paneme niimoodi keele tagumise külgmise osa vastu ülemisi tagumisi hambaid, kas siis paremalt poolt või vasakult poolt, mina olen harjunud paremalt poolt. siit hüppasin kogemata ülesse. nii, siin me võime neid kõiki tähti siin nimetada hamsadeks. et hamsa on ka, sellest me kindlasti räägime hiljem ka. et kui ta on eraldi täis, siis on selline hamsa. et see oli siis see nagu kurguhäälik, et millest oli meil ka kursusel juttu juba. et siin ta kirjutatakse alifi otsa, siin ta kirjutatakse vaavi peal ja siin ta kirjutatakse jää peal, et ta võib niimoodi olla nagu, araabia keeles nimetatakse nagu kurssi, et tool, et hamsal on nagu tool siis, et kas tal on alif on tooliks, kus ta peal istub, vaav on tool või siis see jää on tema tooliks, mille peal ta siis istub. siis on meil siin lõpus tuleb kaaf, kaaf sõna alguses selline, vaav siin lõpus ja fää sõna alguses ja vaav talle otsa siia. et kaafi ja fää puhul ka erinevus siis, et kaafil on 2 täppi peal ja fääl on 1 täpp. et kui nad on sõna alguses, et siis nad on hästi-hästi sarnase kujuga, praktiliselt sama kujuga. et kui nad eraldi, siis on see erinevus selge. nii, siin me rääkisime ka nendest pikkadest häälikutest natukene. et kui meil on Koraani alguses, mõnedes suurades on need üksikud eraldi tähed, mille tähendust tegelikult keegi ei tea inimestest, et see on üks asi, mille teadmise on Allah endale hoidnud. ja meie ei tea täpselt, mida nad tähendavad. aga me loeme siis neid oluliselt pikemalt, et siin on täitsa niimoodi
kuue sellise hääliku pikkuselt neid lugeda, näiteks ma siit ühe loen, et alif, laam, miim. Et me kunagi Koraani juurde jõuame juba, siis inshallah nendest tuleb ka rohkem juttu, neid harjutab ka siis rohkem juba. Et kui me niisama praegu õpime, et me võime õppida lihtsalt ka neid kui tähti, et vähemalt, et tunneks ära, et mis tähed siin on, et meil on alif, lääm, miim, sood, alif, lääm, ra, et see on praegu tähtsam, et ei pea neid just väga pikalt hetkel veel hääldama. aga Koraani juures juba siis küll kindlasti, et seal on see kohustuslik neid hääldada pikemalt Koraani lugedes. nii, siis me jõudsime, 4. tund siin, et Ar-Saraabi, jõudsime siis nende vokaalimärkide juurde. meil oli siis 3 põhilist vokaalimärki, meil oli lamma. ma mõtlen selles järjekorras, mis nad siin on, et meil on fatha, mis annab siis A või Ä häälduse. meil on käsra, mis annab I häälduse ja meil oli damma, mis annab U häälduse. ja siin, jah, siin me loeme seda hamza, fatha, ä. et hamza tegelikult, noh, kui ta on selline inglise keeles glottal stop vist oli, et justkui nagu kurgupaus, et siis ta nagu otseselt mingit tähehääldust sealt väga ei tule, aga ä-hääldus siis tuleb ilusti välja. Hamza, käsra, i ja hamza, damma, u. võtame siit mõne veel, näiteks võtame siit selle hää, fatha, hää, käsra, hi, hää, damma, hu. ja muidugi neid me loeme lihtsalt siin selle õppimise harjutamise pärast selliselt, et me harjuks nende fathade, käsrade, dammadega, et nende nimetustega ühelt poolt ja samuti ka sellega, et mida nad siis teevad sellele tähele, millise vokaali nad annavad. kellel on juba asjad väga selged, võib lihtsalt selle niimoodi kordamise mõttes läbi lugeda niimoodi, et ra, ri, ru, ra, ri, ru, ka, ri, ku, kä, ki, ku. et kui juba väga-väga selge on, siis võib selle vokaalimärgi jätta hääldamata, aga õppimise puhul on see väga hea hääldada neid, et hääldadki niimoodi läbi kõik, et ühekaupa, et näiteks siini puhul siin, et siin fatha sä, siin käsra si ja siin damma su. nii, aga ma arvan, et see on üldiselt lihtne, et kui need juba 3 vokaalimärki selgeks saavad. siis meil tuli 5. tund, Darsul Khamis, kus meil tuli topeltvokaalimärk. ehk et kui meil on, kirjutame kokku 2 näiteks fathat või 2 käsrat või 2 lammat, et kuidas meil see siis hääldub. võtame selle teise tähega tähestikus siis need näited läbi. lihtne täht on bä. et siis selle nimetus, kui ma 2 fathat, oli fathatain, ehk siis bä, fathatain, bän. bä, käsratain, bin. bä, dammatain, bun. ja need sellised topeltvokaalimärgid, need on siis Koraanis on nad selles mõttes hästi tähtsad, Koraanis me neid hääldame välja, juhul kui just meil ei ole, kui me ei peatu kuskil näiteks lause lõpus on ju, või noh, mitte siis lause võib-olla ka värsi lõpus, näiteks ka värsi keskel, kui meil on paus. et siis me ei häälda neid välja. nii. aga see on ka siin see tähtis ära märkida, et kui meil on see fathatain, 2 fathat, siis reeglina tuleb sinna see alif ka juurde. ehk siis bä fathatain bän, et kirjapildis tuleb see alif juurde. 2 käsraga, 2 nammaga, kirjapildis ei tule sinna midagi juurde. võtame siit mõned üksikud näited veel, näiteks tä, kui meil on siis ühendatud tä just, siis meil ei tule seda alifit sinna. näiteks siin on tä fathatain, tän.
et siia alifit sellele juurde kirjutada, et teatud erandid on jah. et samamoodi vaatame, kas siin allpool meil on, et Hamza puhul ka, et siis kui noh, on see fathatein, Hamza fathatein n, et ka seda alifit sinna juurde ei tule. aga enne kui ma siit edasi lähen, võtan paar näidet veel, et lihtsalt meelde tuletada ja siis järelevaatamisel on natukene lihtsam, mõnusam. ثا فتحتين ثن، ثا كسرتين ثن، ja ثا ضمتين ثن، ثن ثن ثن. siin, võtame siit siin فتحتين سن، siin كسرتين sin، siin ضمتين sun، sen sin sun. ja jällegi ma väga-väga soovitan alguses õppimise eesmärgil neid ikkagi kõiki läbi lugeda ilusti koos siis nende vokaalimärkide nimetustega. et öeldagi välja see lammatein, fathatein ja kasratein. järjekord oli natuke teine siin on meil fathatein, kasratein, lammatein. et samamoodi, kui ma ise neid õppisin kunagi. minu õpetaja oli veel palju rangem, ta lasi mul, kui ma õigesti mäletan, kas 15 või 20 korda neid lugeda läbi. kõiki neid asju niimoodi, kõikide nende vokaalimärkidega ja ma lugesingi neid läbi ja sellest oli kõvasti kasu. et kui palju asju mul on nagu meelest läinud Medinast õppides, paraku ajaga ikka läheb see mingi osa sealt meelest. et siis alhamdulillah, et see hääldus on nagu, mille ma sealt, noh, alhamdulillah, selle läbi mitu korda neid lugedes sai parandatud, lihtsalt läks paremaks. nii. ja selles mõttes jah, et kui tõesti on väga-väga selge ja kui on kuidagi noh, ei ole väga palju aega, et siis tõesti võib lihtsalt lugeda niimoodi, et ilma neid vokaalimärke hääldamata, lihtsalt oson, osin, oson, tän, tin, tun, den, din, dun. et vähemalt niimoodi läbi lugeda. et need, kes seda nüüd järele vaatavad millalgi, ma loodan, et ma seal kuidagi ikkagi mõistlikul ajal ka üles saan laetud, et see ei jääks kuidagi niimoodi, et reede õhtul ei lähe üles ja siis on laupäeval järgmine tund. nii, aga läheme siit edasi, siin korraks peatan selline, et erinevate värvidega siis oli siin märgitud need kurguhäälikud, et mida me kurgust hääldame. Hamza, hä, kõige sügavamalt laud kurgust, ain, hä keskelt ja ain, ha niimoodi sealt kurgu ülemisest osast. siis on need tähed, mis me huultega hääldame, fä, fä, et kui me neid hääldame, me saame ise ka aru, et huuled on seal põhilised, mis seda aitavad hääldada. näiteks vau, vau või bä, miim, bä ja miimi puhul eriti veel on huuled täiesti koos. ja ülejäänud on siis, mis keelega on nagu selles mõttes hääldatakse keelega, et kuidas see keel paikneb, näiteks keelame seal ülemiste hammaste niimoodi taga ja nii edasi. ja siis me jõudsime 6. tunni juurde ja tegelikult me vist siit edasi ei jõudnudki. et ma siit loen neid jällegi ette, sest siin ma mäletan ka, ma vaatasin natukene seda viimast tundi ka, et seal oligi ikkagi neid kohti, kus asjad olid natukene meelest läinud ka siis juba, kui me neid tegime, on ju, või olid natukene ebaselged. et selles mõttes seda kohta võib siin täitsa rahulikult võtta. ja siin mingis mõttes oli ka see koht, kus need eelnevad asjad, mis nendest eelnevatest tundidest tulid, tulevad niimoodi kõik kokku siia. et see on nagu selline kokkuvõtlik asi. ma igaks juhuks võtan oma video praegu siin ära, sest mulle tundub, et ma ei tea, kas mu ühendus või see, et ma siin selle hästi vana laptopiga praegu seda teen, kuidagi äkki paneb selle asja hakkima ja ma ise seda enda audiot ka ei kuule praegu ja ma igaks juhuks võtan selle video ära, et võib-olla siis on audio vähemalt parema kvaliteediga. nii.
Äh, aga siis see tund, võtan siit täitsa niimoodi rahulikult järjest. Hamza fatha a, bä fatha bä, äbä. Mäletate, me lugesime siis niimoodi jupi kaupa, nüüd kahe silbi kaupa kõigepealt ja siis paneme selle kolmanda juurde, või kui on 4 silpi, esimene, teine, kolmas ja siis alles 4. juurde niimoodi ühekaupa kordame läbi. Dal fathat dain, dan, abadan. Hamza fatha a, ha fatha ha, aha. دال ضمتين دن أحد. järgmine on meil همزة فتحة أ خا فتحة خا أخا ذال فتحة ذا أخذ أخذ همزة فتحة أ ذال كسرة ذي أذي نون فتحة ن أذين همزة فتحة أ ميم فتحة ماء أما را فتحة راء أمر همزة فتحة أ نون فتحة ن أنا. Et siin Koraanis me seda pikalt välja ei häälda, seda äne on siis mina, äne, et mitte äne, aga äne. niimoodi hääldame seda siis. Bä fatha bä, ha kesra hi, bahi, laam fatha la, bakhila. Bä fatha bä, ra fatha ra, bara, ra fatha ra, barara, ta كسرتين تن بررة. جيم فتحة جاء عين فتحة ع جع لام فتحة لا جعل. جيم فتحة جاء ميم فتحة ما جمع عين فتحة ع جمع. ح فتحة ح سين فتحة س حس. دال فتحة د حسد. ح فتحة ح شين فتحة ش حش. را فتحة را حشر. خا فتحة خ شين كسرة شي خشي. يا فتحة يا خشي. خا فتحة خ لام فتحة لا خلا. قاف فتحة ق خلق. خا ضمة خو لام كسرة لي خلي. قاف فتحة ق خلق. ذال فتحة ذا كاف فتحة ك ذكى. را فتحة را ذكر. را فتحة را فا فتحة فاء رفاء. عين فتحة ع رفع. را فتحة را قاف فتحة قا رقى. با فتحة باء رقب. تا كسرتين تن رقبة. سين ضمة سو را ضمة رو سرو. را ضمتين رن سرور. سين فتح ساء فا فتح فاء سفا. را فتح را سفر. تا كسرتين تن سفرة. صاد ضمة صو حا ضمة حو صحو. فا فتحتين فن صحفا. واو فتحة و سين فتحة س وس. طا فتحتين طن وسطا. nii, kes seda ka järele vaatab, et need on tublid, et kes siiamaani on viitsinud seda vaadata ja ma loodan, et ka edasi vaatate, et need kohad nagu siis saaks selgeks, et see oleks hea, et kui neid sõnu juba me suudaks niimoodi täitsa vabalt hääldada, et tuleb kuskilt selline sõna ette Koraanis või kuskil mujal. Ja'ala, hashara, khashiya, et ei teki mingit probleemi selle hääldamisega. Ta, fatha ta, ba, fatha ba, taba,
قاف كسرتين قن طبق. طا فتحة طاء با فتحة باء طبق. قاف فتحتين قن طبقا. طا ضمة طو واو فتحتين ون tuon. nüüd siin on väikene erand on see, et see siin, mis me näeme, need ei ole enam jää, aga see on älif, teistmoodi kirjutatud älif. et kunagi jõuame ka selle juurde lähemalt, et kus rohkem näiteid tuleb, aga jah, älifit võib selliselt ka siis kirjutada. ja me saame teada, et ta on siin just älif juba sellepärast, et kui on siin kaks fäthat, et siis kahe fätha juures tuleb sinna lõppu älif, mitte jää, et nii nagu siin alguses oli see näiteks abadan on ju, oli see älif seal. nii, ain fatha a, ba fatha ba, aba, siin fatha sa, abasa, ain fatha a, دال فتحة د عدا لام فتحة لا عدل. siit tuleb ka see sõna adel, see tähendab sõna õiglus. Adel, adele on siis õiglane olema. Ain fatha a, لام فتحة لا على قاف كسرتين قن على قن. عين فتحة ع ميم فتحة ما عمى دال كسرتين الدين عمد. عين كسر عي نون فتحة نا عنا با فتحتين بن عنبا. غين فتحة غ با فتحة با غبا را فتحة را غبر. تا ضمتين تن غبرة. فا فتحة فا عين فتحة ع فع لام فتحة لا فعل. قاف فتحة قا تا فتحة تا قت. را فتحة را قاتر. تا ضمتين تن قاترة. jällegi siis see ühendatud ta marbuta, mis siis erineb sellest tavapärasest täest, millega me oleme harjunud. et selle eripära on ka see, et jah, et ta tuleb aina siis sõna lõpus, et kunagi teil ei saa tulla sellisel kujul sõna keskel. qaaf damma qu, ta kasrati quti, laam fatha la qutila. qaaf fatha qa, دال فتحة دا قدا را فتحة را قدر. قاف ضمة قو را كسرة ري قري. همزة فتحة أ قرئ قرئ. selle häälduses, hamza häälduses siis jah, et ta on nagu selline kurgupaus, et me justkui paneks korraks selle õhuvoolu endal kinni, niimoodi kui me hääldame ja siis laseme selle jälle lahti, et quri'a ja laseme selle lahti, õhuvoolu lahti selle vokaaliga siis, mis meie selle hamza juures on. et kui siin oleks mingi muu häälik, näiteks u, quri'i on ju, et selle põhjal siis seda siis teeme. nii, läheme siit järgmise rea juurde. qaaf fatha qa, siin fatha sa, qasa, miim ضمتين mun, qasamun. كاف فتحة ك با فتحة باء كبا دال كسرتين دين كبد. كاف ضمة كو تا ضمة تو كتو با ضمتين بن كتب. كاف فتحة ك سين فتحة ساء كسا با فتحة با كسب. كاف فتحة ك فا فتحة فا كفى. را فتحة را كثر. كاف ضمة كو فا ضمة فو كفو. واو فتحتين ون كفوا. لام ضمة لو با فتحة باء لبا. دال فتحتين دن لبادا. لام ضمة لو ميم فتحة ماء لما. زا فتحة زاء لما زاء.
تا كسرتين تن لمزة لا فتحة لا ها فتحة ها لها با كسرتين بن لها بن ميم فتحة باء سين فتحة ساء مسا دال كسرتين بن مسد نون فتحة ن خا كسرة خي نخي را فتحة راء نخرة تا فتحتين تن نخرة nii natuke veel peaaegu viimase rea juures واو فتحة و جيم فتحة ج وج دال فتحة د وجد واو فتحة و سين فتحة س وس قا فتحة ق وسق واو فتحة و قا فتحة ق وق با فتحة ب وقب واو فتحة و لام فتحة لا ولا دال فتحة د ولد واو فتحة و ها فتحة ه وه با فتحة ب وهب ها ضمه ميم فتحة ما هما زا فتحة ز هما ز تا كسرتين تن هما زاتين ها ضمه دال فتحتين دن هدن nii alhamdulillah jõudsimegi sellega siia lõppu ja siit edasi ei hakkagi minema. täna on meil selline kordamistund ja panen siit jälle ennast niimoodi tagasi ka. vaatan, et loodetavasti ei ole siin väga aeglane see. et ja, et kui näiteks selle on siiamaani järele vaadanud, et kui neid asju suudate niimoodi ilusti lugeda ise, et siis alhamdulillah, et siis on juba hea siit edasi minna. et kui need asjad ei ole veel päris selged, vaadake kindlasti üle tähestikku, kuidas neid tähti kokku kirjutatakse, et ei tekiks väga palju segadust, et et mis täht nüüd siin on ju, et et mis täht see on, et kuidas see ühendub ja et mida vähem on meil selliseid ebaselgeid kohti varasemast, seda lihtsam inshallah on meil siis edasi minna ja uusi asju siia juurde õppida. aga praegu sellega ma siin vaikselt ka siis lõpetan ja inshallah siis järgmine kord juba jätkame, siis lähme edasi inshallah. teeme siis, püüame niimoodi teha, et ainult realistlik on teha siis iga niimoodi laupäev, kolm esimest laupäeva igal kuul ja siis näiteks kell 12, et me selle kellaaja suhtes võime natuke siin arutada veel, aga seal praegu seni ei tulnud veel mingit erilist eelistuse sellist, kuidas ma ütlen, näitamist selles Telegrami grupis, et kui ma sealt küsisin, et seda võib arutada, et kellel on mingisuguseid muid tegemisi, et võib-olla natukene varem teha seda, et seda võib kaaluda. ja palun Allah, et ta aitaks meil kõigil selle tunniga jätkata ja et ta aitaks teil, lihtsustaks teile seda õppimist ja et ta annaks tasu ka sellele kannatlikule vennale, kelle juures ma praegu olen, kelle und ma siin natukene selle tunniga segasin. et üks hea sõber ja üks vend, kelle juures ma siin Tallinnas peatun. aga jah, inshallah siis kohtume juba siis järgmises tunnis, loodetavasti tuleb siis rahvast juurde. kordamistunni puhul tegelikult ei olnudki nii tähtis, et teid siin väga palju oleks ja barakallahu fiikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.